Tere! Vaatame täna, kuidas kaarti tikkida. Et kaardi tikkimiseks me tikime paberile, papile, et see on kõige tavalisem kartong, et igas kontoritarvete poes on saadaval. Et tikkimismasinaga ei pea üldse tikkima kangast, et samamoodi võib kaarte tikkida. Janomee tikkimismasin on selline tubli, et tema suudab küll kõike tikkida. Et sobib väga hästi ka kaartide tikkimiseks. Aga kaardi jaoks vaja läheb meil siis kartongi ja tugipaberit. Aga tugipaberiks sobib Madeira õhuke tugipaber. Leiate selle masintikkimine.ee, eks see on kõige odavam tugipaber. Et see on kaardide jaoks kõige parem. Ja see tugipaber tuleb siis panna, näete, tikkimisraami. Et kui te tugipaber olete tikkimisraami pannud. Ja see nüüd on meil siin see kartongitükk, et meie teeme siia ühe ristpiste kaardi tikandi, aga sätime selle paberi siis siia raami, sätime enam-vähem keskele ja kõige parem on maalreteip võtta. Et see maalreteip ei riku seda ära, et paneme teibiga selle paberi, mille peale me tikime, lihtsalt niiviisi kergelt kinni. Maalreteip tuleb pärast ilusti ära ka. Või siis te võitegi selle kartongi tükiga suurema lõigata, kui te tahate. Et pärast saate ju alati siis täpseks ära lõigata, nii kuidas te ise soovite. Nii, ja nüüd siis tikkimismasina alla. Muidugi see niit ka, millega te tikite, võiks olla kontrastne, et seda paremini ta välja paistab. Et meil praegu on sinine kartong ja siis valge niit. Aga vaatame. Kui teil jääb selline väike niidisaba alustuses, et näete, masin ei viinud teda alla, järelikult saba oli liiga pikk. Aga siis võtame sellest sabast kinni ja lõikame ära, sest muidu masin tikib selle kinni ja siis ei jää ilus. Nii, saba on ära lõigatud ja nüüd võime edasi tikkida. Meie tikand saigi valmis, 3 minutit tikkimist ja näete, 3 minutiga on kaart meil valmis. Aga nüüd me saame siis eemaldada need, nii, ja kaardi siis saame kätte siit niiviisi, et võtame raami ära. Nii, ja vahempidi ja nüüd ettevaatlikult, et kuna see tugipaber on väga õhuke, näete, ta tuleb nagu hästi kergesti ära. Aga proovige, et kaarti paigal olla, et te kaarti ei painuta. Et siis kaart jääb ilusti sirge, et kogemata kortsu ei tõmba. Ja näete,
et selline meie kaart ongi. Et nüüd me saame ta hästi ilusaks lõigata täpselt sellisesse mõõtu, kuidas me tahame. Näiteks nagu siin on, näete, et siin on valgele kartongile tikitud ja on punane porte pandud, aga siia jällegi sobiks valge porte ümber panna. Kõik need tikkimisfailid, väga palju ristpistes tikkimisfaile leiate embroideryfile.com tikkimislehelt ja kõik ristpistes tikandid, mida te seal näete, isegi värvilised, need kõik sobivad kaardi tikkimiseks. Head proovimist!